Trump ajas Iraani öösel paanikasse, asetades Teherani poliitilise surve alla, mida režiim ei osanud oodata. Sel laupäeval 9. mail 2026 muutus kriis Hormuzi väinas veelgi tõsisemaks, sest Valge Maja hakkas käsitlema Iraani väljapressimist jõuprobleemina. Iraan püüdis maailmale näidata, et on rahulik, kuid Teheranist tulevad märgid näitavad vastupidist. Samal ajal ühinevad Netanyahu ja Araabia liidrid Trumpiga, et avaldada meeletut survet verelisele Iraani islamirevolutsiooni kaardiväele, mis Iraani kontrollib. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alvese. Trumpi samm ei olnud ainult sõjaline, vaid ka poliitiline. Ameerika Ühendriikide president asetas Iraani laiaulatusliku surve keskmesse, kaasates Ameerika mereväe. Lähis-Ida liitlased, energiaküsimustes mures olevad riigid ja diplomaadid, kes juba nõuavad lahendust Hormuzi taasavamiseks. Iraani režiim on muutunud provokaatorist surve all olevaks. Ka piirkondlikud liitlased on mängu sekkunud. Israel, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja teised Pärsia lahe riigid. Nad tõmbavad Iraani ümber haaret koomale, sest teavad, et Teheran kasutab relvarühmitusi, naftat, rakette ja mereteid hirmutamisvahenditena. Nende liitlaste jaoks on praegu karmide tegude aeg. Nad näevad kõhklust kui preemiat Iraani režiimile. Seetõttu nõuavad nad, et Washington hoiaks Iraani surve all, kuni see aksepteerib reaalseid tingimusi. Kanal 12 loomistatud teadete kohaselt hinnatakse, et selle sektori ründamine võiks viia Teherani läbirääkimisteni nõrgemast positsioonist. See ei nõrgenda Trumpi. Vastupidi, see näitab, et piirkond mõistab. Iraani režiim taganeb vaid siis, kui tajub konkreetset hinda. Israel keskendub rakettidele, relvarühmitustele ja tuumaohule. Laheriigid keskenduvad sadamatele, baasidele, naftale, kindlustusele ja stabiilsusele. Tulemuseks on poliitiline surve, mis liitub sõjalise arvestusega. Iraan ei seisa silmitsi ainult Washingtoniga, vaid kogu piirkonnaga, mis on tema hirmutamisest väsinud. See liitlaste surve tegelikult tugevdab Trumpi. See näitab, et piirkond ei usu Iraani propagandat. See näitab, et ohuga kokku puutuvad riigid tahavad, et Ameerika Ühendriigid juhiksid vastust. Ja see näitab, et Teheran on kaotanud võime end üksiku ohvrina näidata. Kui mitmed Lähis-Ida pealinnad toetavad karmimat seisukohta Iraani suhtes, hakkab režiimi retoorika väljaspool oma piire jõudu kaotama. Iraan püüdis seda olukorda ära kasutada, kuid paljastas ka probleemidest ümbritsetud režiimi. Blokaad avaldab survet, Ameerika ettepanek avaldab survet, liitlaste nõudmised, hirm kaotada energiataristut avaldab veelgi suuremat survet. Teheran teab, et kui ta jätkab eskaleerimist, võib ta seada ohtu sadamad, rafineerimistehased, rannikubaasid ja kogu selle struktuuri, mis toetab tema sõjamajandust. Seetõttu muutub Iraani retoorika agressiivsemaks. Mitte sellepärast, et režiim tunneks end kindlalt, vaid sellepärast, et ta peab oma toetajate ees kontrolli teesklema. See ongi peamine erinevus. Trump ei pea iga hetk avalikkuse ette ilmuma, et jõudu näidata. Sellise ulatusega kriisis tähendab poliitiline jõud ka seda, et lastakse vastasel surve all vastata. Kui Teheran üritab mõjuvaid avaldusi teha, siis Washington nõuab tulemusi. Iraan tahtis Trumpi nurka suruda, kuid lõpuks pidi ta maailmale seletama, miks ta seab ülemaailmse kaubanduse ohtu. Ta ütleb, et tahab austust, kuid ähvardab kaubalaevu. Ta ütleb, et ei karda Ameerika Ühendriike, kuid reageerib üha närvilisemate kõnedega, kui Washington karmistab blokaadi. See käitumine aitab Trumpil poliitiliselt, sest võimaldab esitleda Iraani kui kriisi destabiliseerivat jõudu. See oli lõks, mille Valge Maja üles seadis, jättes Teherani väheste heade valikutega. Sisemine mõju Iraani režiimile on samuti raske. Iraani elanikkond elab juba inflatsiooni, majandusliku kurnatuse, repressioonide ja tuleviku suhtes valitseva umbusuga. Pikaajalist kriisi merel võib ametlik propaganda müüa kui vastupanu, kuid rahva jaoks tähendab see kõrgeid hindu, nappust, hirmu ja isoleeritust.
Teherani juhtide jaoks on sisemise narratiivi kontrolli kaotamine sama ohtlik kui mõju kaotamine Pärsia lahes. Omaanist peab režiim seetõttu kõva häält tegema. Nad püüavad iraanlasi veenda, et nad on võitmas, samal ajal kui välissurve kasvab. Trump töötabki just selle psühholoogilise ja poliitilise aspekti kallal. Ta teab, et autoritaarsed režiimid elavad näilisusest. Kui nad tunduvad tugevad, püüavad nad hirmutada. Kui neil avaldatakse survet, tõstavad nad häält, et varjata ebakindlust. Valge Maja kasutab kriisi selleks, et näidata, et Iraan ei kontrolli kõike. Ei kontrolli täielikud Hormuzi, ei kontrolli liitlaste reaktsiooni, ei kontrolli turge, ei kontrolli julgeolekunõukogu ega kontrolli läbirääkimiste ajakava. Asjalugu näitab, et režiimid, mis kasutavad strateegilisi marsruute šantaaži vahendina, tõmbavad lõpuks koalitsioonid enda vastu. Kuuba raketikriisi ajal 1962 aastal. Ameerika Ühendriigid ei pidanud Kuubat kohe alguses tungima, et sundida Nõukogude Liitu taanduma. Washington kasutas mereblokaadi, diplomaatilist survet ja eskalatsiooni kontrolli, et sundida Moskvat hindama edasiliikumise kulusid. See ajalooline näide on kõnekas, sest see näitab, et kriisihetkedel võib poliitilise tempo kontrolli ja võita ilma, et peaks iga sammu etenduseks muutma. Kennedy pani Nõukogude võimu valiku ette. Trump üritab nüüd panna Teherani samasse olukorda. Kas taandub väljapressimisest või võtab enda kanda kulud, mis kaasnevad vastasseisuga suurvõimuga, kes valdab nii merelist jõudu, diplomaatilist kui ka majanduslikku survet. Teised riigid on samuti õppinud, et kaubateede ähvardamine võib lõppeda poliitilise katastroofiga. Punases meres põhjustasid Holtsi rünnakud kaubalaevadele, laevade ümbersuunamise, kulude tõusu ja rahvusvahelise reaktsiooni. Tulemus oli selge. Regionaalne rühm püüdis näita võimas, rünnates meretransporti, kuid tõmbas lõpuks enda vastu sõjalist, diplomaatilist ja majanduslikku tähelepanu. Iraani puhul on risk suurem, sest Hormuzi väin on energiaturul palju olulisem. Seetõttu kasvab surve Iraani vastu kiiresti. Nüüd sõltub kõik Teherani vastusest. Kui ta püüab kasutada liitlasi ja relvarümmitusi kriisi laiendamiseks, riskib ta veelgi enam rahvusvahelise toetuse kaotamisega. Iraan soovis, et näitaks Trumpi isoleerituna. Näitas hoopis midagi muud. Teheran on surve all. Piirkondlikud liitlased nõuavad kindlat joont ja Ameerika Ühendriigid muudavad kriisi vastasseisuks. Poliitiline vaidlus, mida Iraani režiim ei suuda kontrollida. Trump ajab Iraani paanikasse, sest ta viis kriisi välja Teherani eelistatud pinnalt. Režiimile meeldib segadus, ähvardused ja propaganda. Washington viis vastasseisu organiseeritud surve tasandile. Blokaad, diplomaatia, liitlased, energia, läbirääkimised ja majanduslik hind. See on ühe režiimi poliitiline tavanemine, mis üritas kasutada Hormuzi relvana, kuid nüüd peab leidma väljapääsu, enne kui väljapressimine pöördub Teherani enda vastu. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.